Так, чуть-чуть накат. Pane, rahulikult lükka ühtlaselt. Tundub väär mööda. Täpselt roolikute vahel. No palju veel puud on? Jaan, see sampus tule võtta kaasa. Kutsi päeval annad üle. Siit on vastas, siit peaks tungiga aitama tegelikult tõsta ja siis veel lükkaks. Eebliga ei saa. Üle! Mingit asja ei ole või? Rein! Üle! Noh! Oota, vaata. Ma vaatame, kas lendab see vastu ka midagi. Russidega, vaata. Marta! Ärge traktorit ära laske! Noh! Lase vastu ka! Sa ei saa pealegi seda korki. Kas see tumme need ka kätte? Vahetab ära. Kahelt mul tõge napsu toomas käid. Sa pead ka seda maitsema, see on nüüd siin. Austatud maavanem, austatud kantsler, austatud vallavanemad, kutsutud külalised ja Adavere ja Põltsamaa või Pajusi rahvas. Väga kena on jälle olla üksiku koha peal tegelikult koos, kus on tähtsat rahvast ja see tähtsad inimesed siin on tegelikult ühe väga tähtsa toimingu juures täna. Et taastatakse ajalooline side Adavere ja Pisisaare vahel. See side, kui ma natukene nüüd vaatasin, mul oli üks veel liinikaart Põltsamaa ümbrusest, seal tuli tee sealt poolt ja tuli sealt poolt tee. Ja siit läks üle jõe ka nagu 2 kriipsu. Et järelikult oli 1700. aastatel siin ilmselt üks sild peal, kus kuidagi moodi üle sai. Ja selle sajandi alguses oli siin sild pidevalt peal, kuni nüüd paarkümmend viimast aastat oleme pidanud ilma läbi saama, aga nüüd, nagu me siin peal oleme ja päris palju meid on, siis tundub, et see on nüüd nii tugev asi, et kestab jälle vähemalt 100 aastat. Nii. Sooviksin siis selle ürituse avamiseks anda sõna maavanemale. Küünete lasta. No me hoiame siin selja tagant natukene. Härrad vallavanemad, lugupeetud kantsler, head kohalikud inimesed, mul on hea meel, et see valmis on. Ja ega ma ei tahagi väga pikalt rääkida, kuivõrd vihma sajab ja kindlasti rääkida on palju, need paar tundi läheb meil niikuinii siin veel ära. Siis ma tahaks öelda, et
see sild siin näitab jälle seda, et kui kohalik rahvas midagi väga tahab, siis see asi saab ka olema. Ja siin on tõepoolest see initsiatiiv tulnud kohalike valitsejate poolt. Jaan Aiaots, kes on Põltsamaa volikogu esimees, on tegelikult selle mõtte minule laua peale kunagi pannud juba vist paar aastat küll tagasi või isegi natukene kauem. Ja hea meel on, et see sellise lahendusena nüüd siin kahe valla vahel ja üle selle jõe on. Ja minu spetsiaaltänu kuulub ka ühele tagasihoidlikule inimesele, kes täna on siin meie seas, see on Tiit Kubri. Te kindlasti teate, et härra Kubri oli sellel ajal regionaalminister, kes oli küll meie selle mõtte osas väga skeptiline, ta ei saanud ka seda, ma arvan, kui me siin seisime selle jõe ääres, siis tal see muidugi lahkus ja tänu sellele, et härra Kubri võttis seda asja tõsiselt, need asjad liikusid kiiremini kindlasti. Ja me oleme ju seda silda ka niimoodi naljatades nimetanud Aiaots Kubri Purre ja sellest nimest mina ei tagane. Nii et selliseks ta jääb. Nii et ma usun, et see sild ikkagi mitte ei lahuta neid omavalitsusi, vaid pigem ühendab. Aitäh! Ma pakuksin siis edasi sõna auväärt kantslerile. Austatud maavanem, lugupeetud vallajuhid, nii Pajusi, Põltsamaa kui ka Koeru kandist ja lugupeetud tänase sündmuse tunnistajad. Tõepoolest on täna üritus üsna meeldiv selles mõttes, et on loodud midagi olulist kahe valla piirile või kahe valla vahele, mis jääb ühendama kahte valda nüüd pikkadeks aastakümneteks tõenäoliselt. Peab ütlema, et regionaalpoliitika küsimused on alati olnud olulised ja tähtsad ka valitsusele ja sellega seonduvalt loodi ju nende küsimuste lahendamiseks ja koordineerimiseks ka regionaalministri koht. Ja ma ütlen ka, et tänase valitsuse üks prioriteete on regionaalpoliitika ja selle poliitika üks tulem on siis täna siin, kuid ma julgen väita, et neid objekte, mis lähitulevikus saavad valmis ja mida ka projekteeritakse, on siiski rohkem kui üks ja nagu te ise aru saate, üks objekt, mis ehitakse või millesse investeeritakse, on üsna olulise tähtsusega just nimelt kohaliku rahva jaoks. Ja ma soovin teile väga tõsist ja asjalikku selle silla tarbimist, et tõepoolest nüüd selle silla kaudu tekib teil tihedam ühendus kahe valla vahel. Aitäh! Nii, siin on mainitud ühte härrat kogu aeg ja härra Kubri. Et soovib ka mõne sõna? Ma ütlen mõne sõna, siis kuigi ka seni eksprompt tuli, aga ma tahaks omalt poolt jälle öelda tänusõnad siin maavanema aadressile, kes tegelikult väga sageli minu juurest käies ikkagi tuletas meelde just seda sama objekti. Nii et ma pean tunnistama, et üle Eesti on neid objekte väga palju, mille hetkeseisu juures ma olen käinud ja mille alustamise juures võib-olla ma olen olnud. Ja siin on mul väga hea meel olla just sellise objekti juures, mis on tänaseks tõesti valmis saanud ja eriti on mul veel see objekt sellest ka meelde jäänud, et ma siin Tallinnasse sõites tihtipeale sõitsin siin mööda ja paratamatult tuli mulle meelde. Lisaks sellele, et Meelis Paavel seda mulle meelde tuletas ikkagi päris sageli. Et see on üks objekt. Aga ma tahaks öelda, et siin leidis jälle kinnitus see, et lühim tee kahe punkti vahel on ikka sirge. Ja mul on hea meel, et see sirge on nüüd teoks saanud ja et inimesed ei pea tõesti käima sellist pikka rada, mis oli neil siiani ja eriti hea meel oli mul vaadata, kui täna siin tulime, et kuidas koolilapsed siit seda teed nüüd kasutada saavad. Nii et ma usun ja loodan, et sellest on kõigile kasu ja leian, et ka riik siin edaspidigi peab kindlasti selliste objektide puhul oma toe ja õla alla panema, sest sellistel üritustes ei saa ainult vald oma jõududega abiks toime tulla, aga vald on kindlasti teinud siin äärmiselt palju ka omalt poolt, nii nagu ma kuulnud olen. Et kõik head. Aitäh. Nii. Nüüd on kõik need kõnelejad olnud ühel pool nööri
Pakuks vahepeal ka teisele poole sõna. no Härra vallavanem. peale pikka kuiva oli see vihm juba kaua oodatud ja teame, kui kasulik on. Ma tahaksin tuua analoogiat. See silla puudumine ja nüüd silla saamine oli meile ka kaua oodatud. Mida see tähendab, seda saame nüüd alles hiljem teada, kuivõrd vajalik oli ja ma arvan, et varsti me arvame, et ilma sillata ei ole üldse elu võimalik. Tahan loota, et sillal on pikk iga, et me kõik temast hästi suhtume ja samas arvan ka, et see silla ehitus vast meie valla jaoks ei jääks viimaseks, sest meil on pikk jõepiir ja sildasid oleks nii ühte kui teise kohta veel vaja. Aitäh! Toivo Tõnson, Põltsamaa vallavanem. Austatud külalised, ma tahaksin mõne sõnaga mainida seda, et Põltsamaa jõgi on ilmselt üks üpris tähtis jõgi, sest mõned päevad tagasi me lugesime just, et härra keskkonnaminister oli oma üksisjääred üles kerind ja keset Põltsamaa jõge seistes lõikas lippu, seda linti läbi. Ja meie oleme täna küll veidi paremas olukorras, me ei pea vähemalt jalgu mereks tegema, olgu, et ülejad natukene peale sajab, aga see ei olegi nii eriti masendav, sest see sündmus iseenesest on siiski küllalt rõõmus. Selle asja arutamise ümber on käinud päris vastakaid arvamusi ja eks ikka nii palju kui on inimesi, nii palju on ka arvamusi, kuid ma tahaks jõuda selleni, et see asi on valmis ehitatud, see sild on valmis ehitatud ja kindlasti kahju ta mitte midagi ei too, ennem ta ikkagi on kasu. Ja tõesti ma olen sellest täiesti kindel, et nii mõned kümned ja pikema aja jooksul 100 ja 1000 kilomeetrid saab siiski otsem ja saavad inimesed oma bensiini ja autokummi kulumist kokku hoida tänu sellele, et Pajusist Pisisaarest saab otse Adaveresse sõita. Ma sooviksin pikka iga sellele sillale ja kõike head teile. Siin sillaga on tulnud päris palju vaeva näha ja siia on ka päris palju raha läinud ja paluksin asundusnõukogu poolt sõnavõtjad. Lugupeetud Põltsamaa vallarahvas, lugupeetud teise vallarahvas. Jah, me käisime 2 aastat tagasi, seisime siin samas sellesama posti juures kusagil ja arutasime, kas siia saab silda. Ja ma pean ka avameelselt tunnistama, et meie asundusnõukogu ja meie ekspertide hulgas oli ka arvamus, et kas ikka tasub siia silda ehitada. Aga kui me läksime siit ära, siis meil oli kõigil lootus südames, et siia silda saab ehitada. Ja sild üldse on ju inimkonna ajaloos üks väga kummaline või väga ilus leiutus, mis on välja leiutatud. Sildadel on väga palju mõisteid, on olemas telesillad, lennusillad, meresillad ja see sild, mis ühendab 2 teed, teeb selle lühemaks. Ja nendel kõikidel sildadel on üks hea omadus. Ta ühendab inimeste teed ja ta ühendab inimesi. Ja ma ka soovin teile, 2 vallarahvale, et te omavahel juba lähemas tulevikus ühinetiste võib-olla ka ühiseks pereks. Tänan. Meil on siia silla avamisele tulnud palju külalisi, kes soovivad sõna. Austatud külalised, austatud Pajusi ja Adavere vallarahvas. Sillad on üpris toredad asjad. Sellel samal jõel Põltsamaa linnas on 17 silda. Ja väga tore, et nüüd sai üks sild veel uue kuue. Ja kui me siia tulime, siis me mõtlesime, mida me teile tooksime ja kellele me täpselt tooksime, kas Pajusi või Adavere rahvale. Ja me mõtlesime, et toome selle silla maketi. Ja kui me nüüd vaatame, siis ta on üpris sarnane. Siin on see sinine jõgi, viilud ujuvad siin peal ja küsiti endist, et kas siin vähki ka on. Vot siin samade kivide all on need vähid ka peidus. Nii et kui te nüüd sööma hakkate, küllap te need vähid ka üles leiate. Nii et soovime mõlema valla rahvale head jõudu edaspidiseks, head sõprussidemed ja võib-olla on see üks uus niidike 2 valla ühinemisel. Kõike head! Nii, ma annan siis vallavanematele need. Palun ühel poolt. Võtke vastu. Nimelt ei kasulikult. Me peame sellest loobuma. Kes? Väga austatud naabervallamehed siin. Kuna Põltsamaa jõgi tuleb ka läbi Võru valla naabermaakonnast,
siis ma tahaks teile üle anda ühe sellise õnnesümboli, mis peaks tooma nende sillakasutajatele õnne ja see teine sarv või pool tähendab teist valda siis ja meie oleme siin keskel kuskil, et see tooks sillale ja teile kõigile õnne, kes seda kasutavad. Palun. Kas soovib veel keegi sõna? Kui praegu siin ei ole, siis tuleb asuda vist selle kõige tähtsama toimingu juurde. Aga vallavanematel on sild pihus. Nii, me palume härra maavanem ja härra kantsler või volikogud esimehed siis tulevad, päästavad välja vallad. Kohalik võim peab kui tugevalt asju. Teie hoidki torti. Ei, see köie ütleb ära. Siin on valmis. On. Selle tuleb kuskile autosse panna. Autosse panna, nõus. Selle viime autosse. Kes veel tuleb? Proovime, kas see küle ka saab minna või ole? Vaatad kummale poole, leiba parem minna otsima. Siia poole. Sealt ainult 2 tulejat, kuule. Annan sulle selle kätte. Aga peale seda tehti vaata siis, kui sakslased õhku lasid, peale seda... Aga ma ei tea, mis silt see oli, mis nad õhku lasid.